vaja. Aga mul tuli meelde, et kunagi tehti seal kandis olid läksid Kihelkonna päevad ja seal tehti selline võistlus, et võtad selle lõngavihi, seal oli vist sookord oli veel selle tekklufabrik oli olemas mingil määral, eks siis. Võtad lõngavihi ja siis kerasesse. Ja see on tegelikult, ühesõnaga, see on paras kunst, kui ta on veel mitmeks sellest niimoodi kokku pandud, need lahti, kuidas ta jooksma hakkab. Ja tõesti oli kiiruse peale, oli see maisveidi osakond. Ma tean, ma olen omale ühe lõnga ikka nii ussi on. See oli tegelikult päris kihvt ja ühesõnaga, see oli tõeline praktiline oskus, et kui sa võtad selle vihi lahti, paned ta siis niimoodi, kas sul on siis kerilaudu, mis iganes või tooli seljatugi ja siis need õigesti lahti võtad. Nüüd oli ka päris kihvt, päris huvitav võistlus oli. Ja siis Rutlem sai selle. Võt me Ailiga kunagi võistlusime selles muna visperdamises. Ja muna meeles. Päris hea. Ma sain esimese koha, ma sain mingisuguse kihvti linnukese, mis mul siiamaani alles, aga Aili sai suure kausi, oli maru õnnelik. Ma ei mõelda, rohkem osalejaid oli kuleva. Siin kaevu peal peksime vispliga vahtu. Kas see ringi käib, muidu see me ise ära või? Ja visvelemist võib ka vaja minna, kui ikka läheb poole koogi tegemise peale elektri ära. Ja see midagi ei hakka selle pärast. Ma arvan, et seda peaks täitsa noorematele õpetama, et kui paljud lapsed sellega üldse toime tulevad. Ma ei kasuta senini kloppimiseks kunagi mikserit. Alati käega. Ma ei tunne. Ma ei saa aru, tead, see on imelik, sa vaata see muna kloppimisega nüüd nisuka ees ja jumalasti kuu ja tähtede seis. Mul oli eile see sama kirukas, mille ma saatan siit praegust kohe ringi. Pehme piparkook oli niiviisi, et sindan üks muna sisse ja ta ei peagi nii väga vahus olema. Ja lasin mikseriga vaata, issand, ühest munast tuli õudne hunnik vahtu. Teine kord paned sa 3 muna hakkad tegema ja tead, et sul peaks nagu tulema niisugune teatud kogus seda vahtu ja ta mitte ei lähe. Ja mikseriga ka ei lähe. Ma ei tea, millest see peab olema tõesti. See võib olla kuuseis, sest vanasti ju väga kaeti neid kuuseise. Ja. Oi, mul on koht. Sul on nüüd siin. Ma olen pidur. Kes siis teeb kuuseisu järgi sööki? Ja kus sa saad seda teha, siis nii nagu see maha külvamine, kui oli see niiviisi, et sa sõltusid, sul oli veel kartulimaa, mõtlesid teadku lapsejälgi, et sa sõltusid võõrast traktorist, kuna sa selle saad, kus sa said vaadata, kus see kartuli maha paned. Kui kuskil maad tehti, siis jooksid kohale nagu viimane häda. Mina kasutan külvikalendrit igal aastal. Vaatan, kui on ikka juurepäev, kui on porgand seal, võt sellel päeval mina teen juurega töid. Siiamaani, kuigi mul on nüüd labid omale sõltun iseenesest, siiamaani ma ei vaata. Aga mina vaatan. Ei tea, mina jälle vaatan kartulit panime. Ükskord õde mulle ütleb, et no kus sa panid vanakuuga kartulit või ei? Kadu neljapäev. Kadu neljapäev, jah. Kadu neljapäev kartulit, aga mul juhtus niimoodi, et kuidagi ma panin osa vagusid, enne seda ja osa sai kadu neljapäev pandud, no mingit vahet mina ei leidnud. Ei loodus on ära pööranud. See oleks võinud, kui meil ikkagi praegu võlssi, et ikka peab panema. Ei ole, ei ole siis kadu neljapäev olid suuremad. Aga mõsu mõstmisega küll on tunda. Tõsi või? No minu arust küll mõnikord ei lähe puhtas, noh. Kui praegugi masinaga mõsed, siis tõnõgõt on miks niiviisi, et ma ei tea, aga mõnikord läheb nii hästi ja ka, et nii puhas ja illos pesu sai, et ja ma mõtlen küll, et X on kuuseises, et pehme ja kõva ao. Aga liha on küll on vanast sigusaid veetud, et siis kui tud liha panni peale panid. Mõnikord tõesti ta pritsis ja mõnikord tõmbas see liha kokku, mõnikord paisus. Aga too küll, täpselt sama siga ikka Miks ka mitte? Saatke palun teed edasi. Kas juhust küsisin sellepärast, et kui nüüd õudselt pritsib, siis ma pannun, et vetsisse see simgi tükk või sul näkku karata panni pealt teinekord. Ja mis mina olen aru saanud, et kui lammast pügatakse, et teatud kuu seisuga lamba pügamise villa ja lõnga sisse ei lähe koid.
aga jaa, nii on, aga vaata, ma ei ole, noh, kunagi pole nagu seda nagu fikseerinud ära. Aga ma tean, et mul seisid toa peal lõngad, mis olid, ma ei tea, 20 aastat olid, noh, vihis seisid. Ja mul oli vaja ükskord ja ma läksin mõtlesin, et niikuinii on koju hunnikas, kõrval ju kõik asjad mul, noh, või mitte kõik, aga no osa asju seal või näiteks villa sisse läheb ju ka, mitte ainult õnga sisse. Nii, et ma pidin ära viskama sealt kõrvalt ja võtan selle koti lahti, mitte ühtegi koid. Ja mul oli seal 3-4 kilo oli seda, noh, ja ma sain kõik oma tööd ära tehtud sellega. Aga ma olen seda enne ka tähele pannud. Näiteks kui teed kood midagi, mingisugust, noh, koodki sellest lõngast, eks ju. Ja mõni jääb sul seisma ainult kuskil nurka ja vaatad, kui paneksid. Nii, aga teised, ta võib olla sul ei tea kust sahvris või nurgas, näiteks sealt samast talus, no, mis me talu ostsime. Seal oli, kui me seal koristasime, siis olid ka mingid tindad kuskil. Noh, ühesõnaga, nagu ikka vanajuhtel kuskil visatud, ei tea, kus prahi sees või laka peal.